Tere, mina olen Mardu Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 16. Miks me seda teeme? Iga kord siin istudes ma ise ka mõtlen, miks ma seda teen, aga põhjus on ju see, et mind reaalselt väga huvitavad inimeste harjumused. Kuidas nad mõtlevad ja kuidas nad maadlevad oma igapäevaste probleemidega ja võib-olla kuidas nad sõnastavad oma mõtteid. Väga ilus. Täna 16. salvestusel on minu külaliseks väga äge artist. Esiteks on ta imekaunis naine. Ta laulab ime hästi ja ta on kuidagi suutnud siin Eestis artistina teha midagi sellist, millest väga paljud artistid unistavad. Juhuslikult olen olnud ma sellel hetkel tema kõrval, kui ta krooniti Eesti otsib superstari võitjaks. Ja juhused ei ole olemas. Ma olin täpselt õigel kohal. Tere, Liis! Tere! Mulle ei meeldi see, et ma loen siin mingit 100 tiitlit ja kõik see, et mulle meeldib, kuidas inimesed ise avanevad ja sellepärast ma ütlen tegelikult võib-olla mõne väikse asja. Esiteks, sa näed mega hea välja. Aitäh. Ja kas sa mäletad seda? Sina mind kindlasti ei mäleta. Kus sa saaksidki? Oot, mis sa räägid? Ma räägin superstari, aga eelvoore. Siis kui sa pildistasid? Jaa. Eelvoor, sa pildistasid, jah? Ma pildistasin ka eelvoore. Sel hetkel ma pildistasin ka veel eelvoore. Siis ma vist tõesti ei mäleta mitte midagi. 2011? Jaa. Siis ma ei mäleta selle pärast, et ma olin üsna pinges. Ma arvan, et kõik sa olid üsna pinges, jah. Ja siis ikkagi üldjuhul ei näinud mitte midagi, mis ümber toimus. See oli, kui ma ei eksi, ma praegu lähen mälupildist tagasi, see oli Solarisi keskus või? Appi, jah. Oli küll, jah. Oli, jah. Ja seal oli veel mingi asi, et sa läksid ruumist veel välja ja sa tulid tagasi. Ei oota, oli või? Ma mäletan, et mu telefon helises sel hetkel. Isa helistas. Kui ma olin 3 kohtuniku ees ja hakkasin laulma. Ja siis Mihkel, karakter nagu ta on, siis ta oli kohe, et nii, too see telefon siia, tüdruk. Ja siis ma olin, Mihkel. Ja ma läksin ja ma viisin oma telefoni ta kätte ja siis ta võttis vastu, meist isegi rääkis. Ja siis ütles, et ma ei tea, kes sa oled, aga kui sind huvitab, kas Liis sa edasi, siis jah, ta sai. Täpselt nii oligi. Ma ei ole seda osa üldse, ma ei mõelnud selle peale. Praegult sulle otsa vaadates tuli mulle meelde su näoilme. Miks on see, et sa ütled, et sa jubedalt pabistasid seal? Jaa. Aga tegelikult sa ei näinud üldse selline välja. Huvitav, kui sa praegult, kuna ma ei ole sulle ühte küsimust ette andnud, sa ei kujut ettegi, mis ma täna küsin, siis ma ei mõelnud, et ma seda küsin, aga päriselt ka, mida sa siis tundsid? Mis sel hetkel mis Liisi peas toimus? Toimus vist see, et ma arvan, et kui inimese kehas ja veres on väga palju adrenaliini, mis siis juhtub situatsioonides, kui ma ei tea, me ei tahetakse taga, kui me lähme esimest korda, ma ei tea, kohtingule kellegagi, kui me lähme tööintervjuu andma esimest korda või näiteks me otsustame lahkuda oma tööpositsioonilt, siis tegelikult tekib tohutult palju adrenaliini verre. Sama on ka loomadel. Ja nii palju, kui ma olen selle kohta lugenud, siis sel hetkel, kui seda adrenaliini on tohutult palju, inimene enam ei suuda järgida seda ümbrust, ta ei suuda, ta mõtleb väga instinktiivselt ja see on see, kuidas saada sellest olukorrast põhimõtteliselt välja. Ja siis sa teed selle tüki, mis sa siis pead ära tegema, mina pidin tol hetkel siis laulma ennast nii-öelda nagu läbi laulmise tõestama või kuidagi näitama.
siis tegelikult sel hetkel ma tõesti, ma ei mäleta neid, ma ei mäleta, mida ma mõtlesin või mida ma tundsin, ma lihtsalt olin sihuke keha, kes läks, et ma tegin ära ja see, et ma edasi sain, see oli minu jaoks väga-väga üllatav, sellepärast et noh, adrenaliini oli meil kõigi kindlasti igal pool pulseeris ajus ja kehas ja igal pool. Aga ma kunagi ei arvanud, et see võiks olla minu elutee, sest et eelnevalt ma ei olnud liialt palju laulmisega tegelenud. Ma olin väga sportlik tütarlaps, ma tegin kõiki teisi asju põhimõtteliselt rohkem kui et laulsin. Ma ei tea, ma mängisin jalgpalli, nagu osad vist teavad ja üsna nagu professionaalsel tasemel lõpupoole. Siis ma õppisin väga palju keeli, käisin kunstiringides, maalisin, et ma olin väga nagu aktiivne, aga kõik need olid lihtsalt nii-öelda nagu eneseväljendusviisid, mis ma ei arvanud, et ja tantsisin, tuli meelde, et need ma ei uskunud, et see viib mind kuskile nagu päris kohta, et see võiks olla minu töö. Et see oli lihtsalt selline asja, et vanemad viivad su kuskile trenni või et sa ise tunned huvi ja ilmselgelt sa lähed vooluga kaasa, aga elu on huvitav. Aga ma ei mäleta. Mul on väga raske, ma valetaks siis, kui ma hakkaks sulle rääkima detailselt, mida ma tundsin. Seda ei saagi pahaks panna, sest see oli see hetk, miks ma selle võib-olla välja tõin, on see, et kui ma sind uuesti nägin, mitte et me vahepeal ei oleks kohtunud, siis kõik need hooajad, küll viimased hooaeg ma ei ole enam neid vaheetappe teinud, ma olen näinud väga palju lauljaid ja osad tulevad ja nende kõik on nii õpitud ja miimika ja nii korrektne, et mulle meeldis sinu puhul väga see, esiteks sa oled väga kena naine, tüdruk sel hetkel, aga sinu see haprus, et see on siiamaani jäänud püsima, et kui sa siia täna sisse astusid ja kogu meeskonnal tere ütlesid, siis sa lihtsalt õllusid siia, sa olid hästi selline, hästi lihtne oli suga suhelda ja teine asi, just see mingi haprus. Et see on hästi ilus, et sa võid õppida, laulda, teha kõike perfektselt, aga seda haprust nagu kuidagi jäljendada on keeruline. Ma arvan, et see on ka üks, mis teeb sind hästi naiselikuks, et see haprus, kui sa saad aru, mis see tähendab. Ma võib-olla saan, sest et mul on seda varem ka inimesed öelnud, aga ma ise võib-olla ei tunne seda niivõrd hästi ära, sest minus on hästi palju poisilikke külge. Ma saan aru, kõik mõtlevad, oi, kuidas see võimalik on. Aga tegelikult ma arvan, et kui rääkida minu nagu väga lähedaste sõprade, sõbrannadega, vanematega, perega, siis tegelikult ma olen niisugune väike poiss ka. Aga ilmselgelt need eri pooled tulevadki välja, löövad välja mingitel, ma ei tea, õigetel hetkedel või mingis õiges situatsioonis või vales situatsioonis, et vahet ei ole. Mis mulle väga sinu juures meeldib, et kui vaadata sind kui artisti laval, see enesekindlus, samas haprus, see annab tohutult juurde, siis kui vaadata jälgida su Instagrami ja kohtuda sinuga näost näkku, nii et sa oled varem kohtunud, kui soe inimene sa oled, siis nad on kuidagi coolilt, nad ei ole täpselt üks, nad on nagu täiustavad teineteist. Ja kui ma tean sind inimesena, ma alati ütlen, Liis on nii äge lihtsalt, siis ma kuulasin paar päeva tagasi Äripäeva raadios, kus sa käisid raadiosaates ja kuidas sa ennast väljendasid. Sa väljendasid ennast nii teadlikult, ma soovitan kõigil seda kuulata. Äripäeva raadios on see üleval ja kui teadlikult sa kuidagi nii küpselt rääkisid probleemidest, seal topik oligi see, et kui sa oled artist, mis see sinu elu, mis see tähendab? Sa teed ju mingid valikud, see ei ole enam nii, et ma lähen nüüd salaja sassis peaga toasussidega poodi. See on välistatud, sest muidu tuleb sellest artikkel, et Liis käis toasussidega sassis ja enam ei ole seda, seal on ju mingid valikud. Aga miks, ma lihtsalt tahtsin selle komplimenti teha, sest see oli mega hea. Aitäh, nii tore. Ma ei ole julgenud seda ise uuesti üle kuulata, et see on täpselt sama efekt, et millest me eelnevalt rääkisime, et kui ma intervjuusi annan, siis tegelikult ma lihtsalt lasen nendel sõnadel on mõtete, mis mul tuleb tulla välja suust ja need jäävad
tegelikult igavesti siia ruumi koos meiega ja Äripäeva Intekas ma tegelikult ei mäleta, mida ma rääkisin, aga nii tore, et see oli tore ja mõjub, et kuidagi on nii, et näiteks siin Harimati Mustonen ja Sander ütles, no mis mina on ju. Teie lause ehitus on see, et mida rohkem sa oled näinud ja elu on siin natuke võib-olla heas mõttes räsinud, siis sa õpid ennast väljendama. Mulle meeldib neid küsimusi nii-öelda seda vestlust juhtida just, et kui sa midagi räägid, siis ma hakkan kusagilt kinni. Mulle väga meeldis, sa tõid isegi sellise loomad, see instinkt, et see hetk sa lihtsalt fookus on ühes kohas, sa muud ei pane tähele. Ma olen seda kordalt enne öelnud, võib-olla siin podcastis mitte, mis mulle instinktide juures meeldib, mis mulle endal väga meeldib seda kasutada, aga tihti inimesed saavad valesti aru, et instinktid ei ole päris see, et sa head oskused, instinktid ei ole see, mis sul nagu loodus annab kaasa, vaid ma armastan öelda kohe, et head instinktid on õpitud ja välja teenitud vigu tehes, et sa lubad ennast ka olukorda. Ma ei tea, kes sul palus sinna Solarisse tulla, kes viis sinna või Superstaari eelvooru? Kuna tol hetkel ma olin vist konkreetselt käinud nagu laulutrennis, kas oli äkki 2,5 aastat või oli 3 aastat, üpris vähe ikkagi, et minna Superstaari saatesse proovima. Aga kuidagi ma käisin tol hetkel VAF-is ja seal oli üks õpetaja, kes siis, ma mäletan nii hästi seda vestlust, just meil kahekesi oli seal hästi väikeses kohvitoas. See on põhimõtteliselt, ma ei tea, meeter korda meeter, et sa oled nagu nii lähedal selle inimesega. Siis ta vaatab mulle nagu silma, et Liis, et oota, mis sa nagu mõtled, et sa ei lähe? Et ta oli justkui nagu nii üllatud, et ma võin üldse nii, oskan nagu nii mõelda. Siis ma ei, et ma arvan, et ma ei ole valmis ja mis ma siin ikka lähen. Ei, sa lähed ja see on võib-olla üldse viimane kord, kui Superstar toimub Eestis. Et palun mine, palun tee see ära, et vaata, mis saab. Ja siis kuidagi ma võtsin siis selle julguse ja tegelikult mind panigi nagu mõtisklema see, et okei, võib-olla see ongi viimane Superstar, et siis on küll jälle kahju, et ma nagu ei proovinud, sellepärast, et mul oli hirm. Aga ometi ma läksin ja siis sealt hakkas lihtsalt nii-öelda see vaip hakkas lihtsalt lahti rulluma ja enam see ei olnud justkui nagu minu teha oli, ma ei tea, et laula ja ole tubli ja ürita olla momendis, aga kõik see, mis sellega virvarriga kaasneb, mis on mis ei ole enam minu hoomata, see on kuidagi, see lihtsalt juhtub, kas sa meeldid inimestele või ei meeldi, seda sa ei saa muuta, aga lihtsalt see otsus, et ma julgesin võtta selle vastu ja teha see ära ja see oli üks lauluõpetaja. Mitte, et ma tahaks sellele nii väga palju pikemalt peatada, aga ikkagi see on ju muutnud su elu väga palju, kõik see eelvoorud, finaalid, kus tegelikult hakkavad ju, mida televaataja ei taha näha, et eelvoorus keegi on superstar, nad tahavad näha libastumisi ja ikkagi sa elad kaasa, see on nagu mängufilm, et sa ei taha, et mängufilmi alguses peategelane, ta peab kolli ära ja kogu lugu on, et sul on vaja seda sama haprust kuidagi televaatajani tuua, et keegi on haavatav ja tegelikult on andekas, seda vist kukub välja, ei, see teine. Ma tean, ma olen ise seda kõrvalt näinud ja see on nii äge, kuidas inimesed kujunevad ja sinu kujunemist oli ka väga kihvt näha. Nii tore. Ja naljakas ka muidugi, et me oleme olnud sellises kohas. Või sa oled näinud, kuidas ma olen tõesti kuskilt. Ma olen kõik need hooajad näinud, inimesi tulnud ja teil on üks mingi sarnane tunnus. Et osad inimesed tulevad sinna saates, nad on kohe näitatud, nad on kogenud ja osad hoiavad tagasi ja saad aru, et ma ei ole kogenud, ma olen siin, et õppida ja need võidavad. Need, kes on nagu hästi, nad ei ole võib-olla isegi nii auahned, aga nad on nii, et nad on selles hetkes ja tore on olnud see. See on mulle, mina ei ole artist, aga mul on üks selline komme, ma olen nagu käsn, et kui keegi midagi hästi teeb või oskab, ma lähen kohe ligi küsin. Ja seega, meil on väga toredaid vestlused olnud, mitte ainult seal Superstari ajal, võib-olla mul puudus see oskus üldse inimestega vestelda. Ma arvasin, et ma olen fotograaf ja sina oled seal, tahad jõuda finaali ja Superstariks, aga me oleme kohtunud veel ühe saatega, ma ei tea, kas sa tahad seda üldse sellest rääkida, ma räägin lihtsalt sellest, sul nägu kõlab tuttavalt. 2014.
seal oli jah, ma olen 2 hooajas olnud, ma olin nii-öelda see esimene, mitte esimene hooaeg, aga yes, see kuldne. Ja siis oli veel kuldne ka. Ja kuldne ka, jah. Mis aastal see esimene hooaeg oli? Kui teed, sa olid endale juba nii palju nime teinud, et sind kutsuti sinna saatesse? Jaa, absoluutselt. See oli äkki 2017, 18? Ei, võib-olla... 17, 18 võis olla see kuldne hooaeg. Mina ei tea, ühesõnaga ma ei tea. Mul on numbritega üldse see, et ma võib-olla liialt ei takerdu nendesse ja siis, aga ma mäletan paar aastat tagasi. Mis mulle meeldib kogu selle, ma olen seda Evelin, kui käis siin rääkimas, siis me rääkisime sellest samast, et sulle antakse kõik, kes telekat vaatad, arvad, et see oli saade. Tihti televisioonis tehakse 2 saadet päevas. Et need 2 tegelast, kes seal olid, keda sa järgi tegid, me tegime ühel päeval 6 tundi ühte saadet, 6 tundi teist saadet. Ja mis mind alati on tohutult nii on mulje jätnud lihtsalt, et kuidas üldse võimalik on, et ma ei oska laulda, ma ei oska tantsida ja nüüd sa teed seda aja peale eetris ja siis lähed pesed näo puhtaks ja teed järgmist rolli. See võib-olla kõige keerulisem nende võtte jooksul oli jah see, et sa teed kaks saadet, eks ole. Päevas. Sul on see Krimm, sul on see, kõik, mis muutub. Lavane liikumine, tantsukava. Hääle, kõik asjad. Kõige hullem on vist see nagu see vaimne pool kuidagi, et toime tulla ja see karakteri muutus. Jah, nagu kui ma üritan praegu ka mäletada või meenutada, siis jälle nii raske sellepärast, et appikene mul tõesti see tunne, et mul natuke toimub mingisugune shutdown, kui on sellised väga suured momendid, millel on tegelikult päris suur osa. Noh, et seal oli see, et sa saad punkte, ma just mõtlen see. Ja see, et keegi jälle hindab sind. Et kuigi see on ju see koht, kus ma olen sündinud läbi Superstaari, kogu aeg mind hinnati, kogu aeg keegi arvas midagi, ükstapuha mille kohta. Ma ei tea, su näo kohta, ma ei tea, et käed on liiga peeniksed. Ma mäletan nii hästi, kui keegi mulle ütles, et mul on liiga peeniksed ja pikad käed. Siis mõtlesin, aga mul ongi. Ja siis ma sain aru, et oota, aga mul ongi. Mis siis? Mis vahet seal on? Et ma olengi nii loodud, et miks see nüüd halb asi peaks olema. Et tegelikult ma olen ju hästi funktsioneeriv inimene ja ma ei pea sellesse nagu takerduma. Aga kuidagi jah, see nagu pidev, see hindamine ja selline arvamine läbi teiste, kes mind üldse ei tunne. Et ma arvan, et ma olen väga-väga tugevaks ja tubliks muutunud, et nüüd see tõesti mind enam niivõrd palju ei mõjuta. Aga ma arvan, et jah, et see mingisugune shutdown protsess on mul suht suur, kui ma olen sellises saates, kus siis, kui ma ei tea, kohtunikud hindavad või sa pead kuidagi ennast ületama või näitama, et siis ma vist tõesti lihtsalt olen selle nii fokusseeritud, et jumala eest ma teeks selle ära. Ja eelnevat sa ju harjutad päris palju. Väga palju harjutasid, aga võib-olla selle näosaate puhul su nägu kõlab tuttavalt. Selle saate puhul oli see, et tegelikult te nagu võistlesite, aga ei võistelnud. Ma alati seda kõrvalt vaadates mõtlesin, kuidas see nagu võimalik, kuidas seda nagu ühes päevas on võimalik teha. Teine asi oli see, et üldse need rollid ja kogu see meeskond seal ümber virvarr, see oli ju põhimõtteliselt samal ajal teil polgi muud elu, või oli? Ei, minul ei olnud mitte mingit muud elu. Aga eelnevalt, kui su käest siis küsitakse, kas sa sooviksid selle vastu võtta, siis minu jaoks esimene hooaeg, ma mäletan, mis see siis oli, mitmes äkki 4. Siis ma olin muidugi, see on uus katsumus, midagi uut, ma pole sellist asja varem teinud, ma tahan seda teha. Aga kui tuli see kuldhooaja pakkumine, siis ma juba mõtlesin, sellepärast, et me kõik teadsime, kui suur ja ajamahukas projekt see on ja sealt tuleb ikkagi teha põhimõtteliselt kõik ikkagi tühjaks, kalender, kui sa tahad normaalseid ja häid esitusi teha. Ja olla lihtsalt enda meelest okei tasemega. Minu meelest sa olid suurepärane. Ja ma arvan, see andis su karjääril päris palju hoogu juurde, sest sa olid telepildis
ja teine asi, sa said katsetada uusi asju, see on nii naljakas, et sa saad teha täiesti hullusi, mingit lollusi nagu crazy kava valida ja inimesed veel plaksutavad. No täpselt. Ja see on su töö. Ja see on mu töö. Ja. Ma tutvustasin sind ennem laulja ja läbi selle Superstaari projekti, aga kes on Liis Lemsalu? Selles mõttes, kui me mitte, et lähme nüüd jube tiibiks, aga lähme. Nagu, kui ma unustaks su muusiku või see võib-olla kui muusiku rolli. Kes ma siis olen? Kes on? Jumal põnev oleks teada. Oota, kui me unustame ära muusiku. Sa võid, ma lihtsalt tõin seal sisse, tegelikult sa võid, kui keegi, ma tean seda, et sul Eestis ei ole vast inimest, kes sind ei tea, kui sa oled Poolas ja keegi ütleb, kes? Ja siis ütled, no Liis, mis sa teed? Mis sa talle ütled? Kui ta küsib sulle, mida sa igapäevaselt teed? Või kes sa oled? Jaa, neid situatsioone on mul juhtunud päris mitu korda, kui ma olengi välismaal ja siis inimesed ikka nagu tunnevad huvi ja ma ei tea, võib-olla rääkima pikemalt. Aga üldjuhul mul on selline omadus, et ma kunagi ei ütle, et kes ma olen või et ma olen laulja või ma tegelen meelelahutusega või kuidagi. Aga siis on osad inimesed, kes lähevad ikka, et oota, aga mis see meelelahutus on ja nad tahavad nagu nii konkreetselt teada. Ja siis lõpuks me nagu jõuamegi selleni, et ma pean YouTube'ist oma videosi näitama ja Spotify'st panema, ütlema, kuidas mu nimi siis kirjutatakse. Et ma üritan seda vältida, sest et mulle meeldib, kui ma olen näiteks välismaal ja ma räägin inimestega, kes mind ei tunne. Mulle meeldib see tunne, mida ma tajun läbi nende, sest et nad vist ei oota minult mitte midagi. Nad ei arva, et ma olen ühtemoodi või teistmoodi. Nad lihtsalt võtavad mind kui tavainimest. Ja see on kuidagi minu jaoks nii nagu ootamatu tunne, sest ma ei taju seda igapäevaselt. Ja kui see tekib, siis see on lihtsalt ilus ja ma üritan seda nautida. Ja ma üritan väga venitada sellega, et öelda, et et tegelikult... Tegelikult ma olen artist. Tegelikult ma olen artist. Mul on jälgijad ja ma olen artist. Jah. Aga Eestis on tahes tahtmata on tekkinud nii, et sul on mingi nii-öelda vastutus, et sa ei saa mingid lollusi ei saa nii lihtsalt teha? No ja ikka, ma arvan, et see ei pea olema seotud ainult lauljatega, see on ükstapuha, mis meelelahutaja rolli sa siis ka oled. Et siis sellega tulevad siis teistsugused justkui koormad või teistsugune reaalsus, mis tegelikult see ei tähenda tegelikult seda, et ma ei võiks olla ja ma ei võiks neid asju teha, aga pigem on see küsimus, et kas ma tahan tekitada veel suuremat tähelepanu läbi mingite asjade. Ja mina ei taha, ma olen üsna, ma arvan, et inimesed vist on saanud aru, ma ei tea, või publika võiks küsida, et ma üritan hoida oma nii-öelda nagu personaalset ja eraelu väga privaatsena ja kindlasti osade jaoks on väga häiriv ja nad tahaksid väga teada, millest ma väga saan aru inimlikus aspektis, et ma tahaks ka teada. Kõik tahaks kodus täiega hinnata, punkte anda. Ja punkte anda, jah. Liisi eraelu. Aga seda mulle meeldib hoida tegelikult nii-öelda rohkem vaka all. Ja ma absoluutselt tegelikult ei tea, mille pärast. Võib-olla see on mingisugune kaitse. Võib-olla see on lihtsalt see, et ma arvan, et kõik asju ei pea jagama. Sa tõid enne sisse, minu arust on väga äge, kuidas sa oled suutnud, sest väga vähesed inimesed 10 aastat, sa oled 10 aastat olnud ikkagi Eesti mõistes, sa oled artist, keda kõik teavad. Vanemast kuni lapsed, mu õe lapsed on superfännid. Et ma arvan, et see on kunst, sest jumal lihtne on libastada, et sa räägid mingi ausa loo ära ja see tõlgendatakse kuidagi palju hoopis. Ma arvan, et kuna mul on juhtunud
neid situatsioone küll, kus mina tegin oma versiooni, aga siis lõpuks see kukub ikka välja niimoodi, et ma olen, bože moi, mis asi see nüüd siis on. Ja läbi selle ma olengi aru saanud, et see vist ei ole päris minu tee, et ma tahaksin kõike jagada ja siis ma olen okei sellega, et kõik hindavad. Et jah, minu tööd ja kõiki teisi asju võib hinnata muidugi absoluutselt, aga võib-olla personaalne asi või personaalne elu on miskit, mis hõlmab ka teisi inimesi. See ei ole ainult mina. Ja siis ma tahan seda nii-öelda nagu hoida rohkem. Mulle väga meeldib, kui ma tõin ennem välja selle artikli või nii-öelda selle Äripäeva saated, seal, kuidas sa sõnastasid ka seda oma suhet oma produtsendiga ja kuidas te lubate endale eksida ja seate eesmärke ja kui sa veel tõid välja küsimuse seoses koroonaga, et kui palju elu muutus, siis sa kirjeldasid väga hästi, et sinu elus oli seda vaja. Et mingid asjad said paremini paika. Artistina võetakse ära lava. Päris keeruline. Sa oled harjunud mingi energia. Mul pole isegi õrna aimu, mis tähendab, kui sul mingi 2000 inimest nagu lihtsalt teab su sõnu, laulab peast. Mul kujutan ette, et see on väga hea tunne. Ja see on väga hea tunne ja veel erilisemaks teeb see tunne alati siis, kui ma veel laulu kirjutajana olen veel osa sellest protsessist ja ma kirjutan ise oma sõnu ja olen kaasautor nagu viisis ja meloodias, et see annab minu jaoks veel rohkem personaalsema tunde, kui ma näen, et keegi teab mu sõnu, siis ma mõtlen, vau, ta teab sõnu, mina kirjutasin need sõnad ja tema laulab neid ja see on ikka minu jaoks. Peale 10 aastat ma olen ikka kuidagi nii liigutatud sellest. Ma ei tea, miks. Seda, kui ma kuulan sind, siis täiega resoneerub, ma olen fotograaf ja sajad inimesed, artistid, mingi hetk ka lihtsalt täiesti tavalised inimesed, kes võib-olla pildis ei ole ja need mõttevahetused, kõik see, ma reaalselt armastan oma tööd väga ja ma näen seda, et sina ka armastad. Aga kindlasti on seal mingid asju, mis artistiks olemise juures sulle üldse ei meeldi. Või mida sa kardad? Jaa, neid situatsioone jah, ühesõnaga on küll asju, on kindlasti sellised väga primitiivsemad asjad, mis on näiteks see, vaid ei saa teha selliseid tavalisi asju ilma selleta, et see oleks siis kellegi jaoks, ma ei tea, suur asi. Aga kindlasti kaasneb sellega ka natuke selliseid olukordi, mis on minu kätest väljaspool. Et ma võib-olla praegu isegi pikemalt ei peatuks sel teemal, sest et võib-olla ma räägin sellest kunagi, kui ma tunnen, et on nagu õige sobiv aeg. Aga ma arvan, et see praegu ei ole. Või ma ei ole valmis rääkima. Et on küll päris hull asju võib juhtuda. Aga jah, eks näis, võib-olla tulevikus ma räägin. Aga jah, see privaatsuse asi, see on nagu üks pool, aga sellega on veel lihtsalt päris huvitavaid olukordi võib juhtuda sinu elus. Ma tean, ma ei hakka millestki rääkima, aga me oleme kunagi mõtted vahetanud mingitest asjadest ja siis mulle nagu eriti võlus veel see ka, et tegelikult see ei ole nii lihtne, et artistina sa oled nagu kõigi ees ja täpselt nagu sa tõid välja hinnata, et päris keerulisi hetki võib seal juhtuda. Ja, kindlasti. Sa ütlesid, et pere, ma eelnevalt oled ka öelnud, et pere on alati toedanud, sõbrad on sind öelnud, et võta asju vastu, proovi ja katseta. Sul on mega hea õppimisvõime keelte osas. Mis värk sellega, kui sa räägid väga palju keeli, sa saad aru paljust keelt, kas sa suudad, palju neid on? Selles suhtes, just täna hommikul ma vaatasin ühte rootsikeelset videot, et üritan nii-öelda seda tuletada meelde
sest et rootsi, taani ja norra keel on üsna sarnased. Norra ja taani keel siis kirjapildis väga palju. Aga taanlastest ma ei saa mitte midagi aru, sest et see on lihtsalt omaette teema. Aga norra ja rootsi keel on niivõrd sarnane, et tegelikult mina saan väga hästi hakkama, kui ma räägin nendega norra keeles ja nemad räägivad vastu rootsi keelt. Nad on nii sarnased, mul pole õrna aimugi. No jah, põhimõtteliselt, et ikkagi saab vestluse peetud rohkem kui Eesti ja Soome. Mul lihtsalt lööb kusagilt intervjuust läbi, et sa isegi ütlesid, et sa õppisid lasteaias vene keelt. Ja ma õppisin ja rääkisin puhtalt vene keelt. Ma õppisin selle ära vist paari kuuga, kuna Eesti lasteaed kõik olid täis ja vanemad pidid mu ometi ju kuskile panema lasteaeda, siis vene lasteaed on ainuke koht, kus oli vabu kohti ja siis mind kohe lükati sinna. Ja ma valdasin 0 vene keelt, aga kui ma sealt lahkusin, siis ma ikkagi rääkisin vene keelt puhtalt. Päris crazy, kui kiiresti lapsed üldse õpivad. Vanemate suhe, kui lihtne on olla üldse tippsportlase tütar? Ma arvan, et see periood, kui isa oli tippsportlane ja kui me läksime igale poole järgi, kus ta siis ka ei olnud, alustades Saksamaaga, et ma olen Saksamaa lasteaias ka käinud, mis jättis ka mulle päris tugeva ja sügava mälestuse. Keelelise mälestuse, et sa räägid saksa keeles ka veel? Saksa keelt, jah, ma olen õppinud. Ma õppisin gümnaasiumis ka saksa keelt ja siis ma ikkagi nagu valdasin seda okeilt ja hästi. Aga nüüd ikkagi, kui kasutust ei ole, siis need kipuvad ununema. Aga kindlasti need tulevad uuesti meelde, kui ma peaks minema Saksamaale ja olema see näiteks 2 kuud, 3 kuud, siis ma arvan, et juba tuleks meelde kenasti. Aga Saksamaa oli päris selline huvitav, et ma olin ju täitsa, ma ei tea, 4-5 aastane või ikka väga-väga noor. Ja siis muidugi Norra. Kas sa tundsid lapsena, et see oli boonus või sul oli just pigem selline mõte, et see on, mulle ei meeldi, et ma pean oma lasteaiakaaslasi või sõpru kogu vahetan või kuidas sa, ma ei tea, kas ma tean, et sa ei ole sellest kunagi rääkinud, aga kas sa üldse saad aru, et seal oli mingi tunne? Kindlasti oli tunne. Ma olen hästi mitu korda pidanud elus alustama nullist. Põhimõtteliselt see on see, kui sa keerad uue lehe oma eluraamatus ja see on valge ja lihtsalt alustad täiesti nullist, sa ei tea mitte kedagi, sa ei oska keelt isegi. Ainukesed sõbrad on su ema ja isa. Et neid asju mul on ikkagi väga tihti, aga tol hetkel ma arvan, et ma natukene justkui nagu haletsesin iseennast ka läbi selle, et ma nägin, et tegelikult on osadel lastel on nii stabiilne see elu. Neil ongi need, ma ei tea, Mari ja Joosep on ja kellega nad ongi üles kasvanud ja sõbrad nagu lapsepõlvesõbrad. Ja sul on oma see nagu kollektiivne sõprus ühing nii-öelda. Aga minul seda ei olnud ja ma pidin kogu aeg nagu olema tubli laps ja leidma ja saama hakkama ja minus oli, kuna ma olen väga avatud inimene, ma arvan, ma olen väga nagu sõbralik ja mul ei ole tegelikult probleeme võõrastega tutvumine või uute suhete loomine, et see on minu jaoks justkui selline, elu osa, saame tuttavaks, eks ole. Aga kindlasti see on hästi palju mind ennast tugevamaks teinud. Aga tol hetkel, kui ma olin muidugi väike, siis see oli minu jaoks ikkagi päris suur draama ja väga palju ma nutsin selle kõige üle, et minu elu on selline, aga näed, teistel lastel on väga stabiilne ja normaalne. Teistel on okei elu, mul on nii raske. Ja see on täpselt see, et sa näed oma mätta otsast, aga sa võib-olla ei oskagi näha seda meid ja suuremat pilti, et kuidas see siis sind nagu inimesena lõpuks nii tohutult mõjutab. Ja mind siis ma arvan nagu pigem ikkagi heas suunas. Ma arvan, et see tegi sind täiskasvanlikumaks kindlasti. Kui ma mõtlen seda, et kui ma võtan ennast ja esimeses klassis oli mul
me arvame, et mu esimese klassi pinginaaber näiteks, ta on mul hea sõber. Ainuke asi, mis seal oli, et ta juhuslikult istus mu kõrval ja siis on sõber. Tegelikult me peaks olema hästi näljas, et just uute sõprade otsimisel täiskasvanuna ka, et ma võib-olla otsingi uus sõpru. Ma arvan, et see oli tohutu pluss just. See võib-olla tegi sind julgemaks. Minemaks ka näiteks, kui me rääkisime sellest Superstaari saatest, ega see on nii ebamugav seal. See on ju ebamugav. Paned ennast avalikkuse ette ja lased hinnata. Ja. Mitte ainult kohtunikel, vaid kogu Eesti rahval. Ja. Täna ikka. Ma arvan, et see õpetas sulle seda ka, et mulle tundub, et sa oled inimene, kes lubab endal ka eksida, et sa ei aja kõike nagu nii karve lõhki, sa saad aru, usaldadki, et see protsess kestab. Ma arvan, et sul pole õrna aimu, milleks sa tegelikult võimeline oled. Ja mida sa veel täna, homme, aastate pärast siin Eestis või jumal teab, kus teed. Ja selles suhtes sellega ma olen küll nõus, et kui sa ei võta vastu otsuseid millegi uue proovimiseks, siis tegelikult sa seisab paigal. Et need situatsioonid, mis sinuga siis juhtuvad, kui sa oled selle otsuse vastu võtnud, see ei pruugi alati olla hea, see ei pruugi alati olla positiivne. Ja see on natuke nagu vale viis, kuidas nagu elu minust määratleda ka, et ma teen ja võtan selle vastu ainult siis, kui see on mulle ainult toob positiivseid emotsioone, et elu ei ole päris nii, ehk siis kindlasti tuleb riskida ja teha, sellepärast, et see on ainuke nii-öelda bensiin, tuli, küte, mis viib siis edasi mingisugust uude situatsiooni. Et päris lihtne on olla tegelikult oma mugavustsoonis ja ollagi juhei, kõik on hästi, aga tegelikult ma arvan, et sina ütled mulle, et ma arvan, et ma olen päris paljuks võimeline, siis ma arvan, et me kõik oleme. Aga me peame justkui ennast natukene nihutama välja nendest piiridest, mis me ise oleme tegelikult loonud. Ja see on võimalik, aga muidugi see on väga hirmutav, et miks ma peaks tegema. Aga tegelikult see on väärt seda. On. Sinu muusika. Minu muusika. Sinu muusika. Kui palju sa teadlikult, ma ei küsi seda küsimust, et mis sind inspireerib. Ma ei küsi seda. Sellepärast, et ma sean sinna piirid, et kui sa elus, ütleme Liisi elu, kui sa saad haiget või miski sulle väga meeldib, kas sa teadlikult lähed kohe kirjutama? Minu sõnade kirjutamine on tihtipeale üles ehitatud sellele, et ma ütlen, et no mina küll endast siia midagi ei pane. Kirjuta midagi pealiskaudselt. Ja ma kirjutan lihtsalt tead midagi teiste elus, mida ma olen kuulnud ja tajunud. Ja... See ei ole minu elu. Ja. Aga siis alati, kui ma lõpuks jõuan sinna lõppfaasi, ma vaatangi neid sõnu, ja ma saingi tehtud väga ja väga tubli. Ja siis ma loen ja siis ma vaatan, et no võt, jälle tegelikult ma kirjutasin iseendast. Ma arvan, et minu teksti kirjutamine on vägagi selline pigem selline metafooriline ja läbi kujundite, et kes siis väga tahab dešifreerida seda kõike lahti, siis ma arvan, et seal on suht otsene kirjeldus minu siis mingit tunnetest või kellegi teise tunnetest. Aga ma ei taha justkui endast rääkida, aga nagu see ikka välja kukub, siis tegelikult kellest paremini ma oskan siis kirjutada või rääkida, kui mitte iseendast ja oma kogemustest. Et tegelikult minu tekstid on puhtalt. Mulle väga meeldib see viimane lugu, ilus video on. Aitäh, Makus Valus. Vägevad värvid ja kõik see. Aitäh. Muideks see on siin Odeonis tehtud, filmitud. See on siin filmitud? Ja. See tantsutseen, kus me oleme lõpus, lähme lahku oma eksiga, siis see ongi tegelikult siin, me tantsisime. Mulle meeldib need värvid, et minu meelest üks asi on muusika, teine asi on see visuaalne pilt, mis ma saan näidata ja kõik, mis hetkel kaadrid vahetatakse. Miks ma näiteks juhin tähelepanu ka inimestele, et ärge kuulaks seda podcast, et tänase seisuga on juba mingi 130 000 vaatamist meil YouTube'is
ja see on täiega algusest peale olnud vastuvoolu ujumine, et teeme ühe vestluse, räägime mitte kollasest ja kõik ütlevad, aga mis see konks on, miks peaks keegi kuulama, vaatama, kuidas üldse investeerida oma aega, mingi tund aega podcasti vaatamisse, siis me püüame seda kõike siin teha niimoodi, et seda oleks huvitav jälgida. Et just kui sa saadki Liisiga rääkida, et ei ole nii, et see on minu mingi privileeg, et see on kõigi. Seega see video liigutas mind täiega, mulle meeldis. Ma tihti vaatan muusikavideost nii, et ma kuulan esimene kord muusikaga ja teine kord ilma helita. Päriselt või? Ja, sest mind huvitab väga. Ma olen väga palju ägedate režissööridega elus koostööd teinud ja Neil Huxley, kes on Avatari kaasrežissöör, ma olen paari projektidega koos olnud, siis ta ütles nii, et sa saad aru videos parem, kui keera heli maha. Vaata, kas see nii-öelda director cut kuidagi mõjutab sind. See on hästi tugev. Kas need tunded ja armastus ilma ka, kui sa laulad armastusest, on ju, magus ja valus, kui seda ei kuule, sa näed ainult neid kahte tegelast seal liikumas. Aga ma olen muidugi friik ka videode hindamisel, nii et ma ei ole normaalne inimene. Ma vaatan kissis silmi toa nurgast ja püüan... Tuba on pime ja siis üksi Marta seal arvutiga. Ja siis vaatan, siis elukaaslased nägid seda plaanivahetust, vaat see oli hea. Ta ütleb, millest sa räägid? Seda on väga palju. Nii tore. Mul on alati siiralt hea tunne, kui kellelegi siis meeldib mu looming, muusika või tekst või no mis iganes, terve nagu kompott. Et see on alati, teeb kuidagi südame nii soojaks. Visuaal on nii oluline ja tihti, kui inimesed ütlevad, et kas või oma kodu või töökoht ütlevad, et no mis see on, siis see on ju lihtsalt kummut. Ei ole. Su kodu, see on see, mis sa, kui sa ümbritsed ennast asjadega, mis sulle väga meeldib ja arendad ka, mis sulle meeldib, mitte nii, et ma sündisin see ilma, mulle meeldib see värv ja kogu lugu. Just täpselt nagu sa ütlesid, riskid, tood mingid uusi lahendusi, siis sa tuled sealt hoopis teistmoodi välja. Visuaal meie ümber on nii oluline, helid, mis iganes. Mis on väga, mida ma tahan kindlasti puudutada, on see, et kuidas Liis räägib iseenda. Kas sa oled see inimene, et sa hommikul lähed, et sa lähed hommikul peegli ette ja sa ütled, kui sul oli äge kontsert, kuidas sa endaga siis räägid? Kas sa ütled ka, et ma olin täna jumala, ma olin lihtsalt äge, mul on võimalus siin, vaata, mis ma täna tegin. Nägid neid inimesi? Ma arvan, et meil on kõigil, või vähemalt ma ei saa kõigi eest rääkida, aga paljudel meist on see keegi, kes siis on siin aju vahel ja ta on see üks pool, kes siis tegelikult tahab alati näha midagi negatiivset või midagi halba. Ja minul on see väike selline paha Liis on täitsa nagu olemas. Miks või millal ta ennast näitama hakkab, see on päris huvitav. Täpselt ei oska ütelda, aga ma arvan, et hästi palju mõjutab ka see, et kui heas kohas sa oled oma ajukeemias, oma ajus, oma mõtetega. Et nüüd ma võtsin kuni aasta lõpuni ma tegin sellise teen sellise eksperimendi endaga, ma pole kunagi teinud, mõtlesin, et okei, ma teen, et ma proovin aasta lõpuni mitte alkoholi juua. Nüüd novembris saab mul 3 kuud. Ja kindlasti võib-olla on siin ka see motiiv, et kuna on COVID ja pandeemia ja tegelikult tervis on niivõrd tähtis ja ma olen sellest võib-olla isegi veel rohkem antud hetkel aru saanud, kui väga ma tahan olla terve, kui väga ma tahan, et kui mul tuleb keika pakkumine, siis ma ei saa öelda, et ma ei saa tulla sellepärast, et ma olen haige. Et kuna kõik asjad on niivõrd lahtised, siis mina ei taha tekitada seda võimalust, et tänu mulle ma ei saa midagi teha. Ja ma kuidagi mõtlesin, okei, ma aasta lõpuni siis ei tarbi üldse alkoholi, võib mul läheb see edasi kuni, ma ei tea, järgmise aastani, ma ei tea, see on lihtsalt selline kulgemine, ma mõtlesin, et ma proovin. Aga ma tunnen praegu, et näiteks see ajukeemia ja kuidagi see rahulikkus ja uni ja see stabiilsus ja kõik see on nii hea mul praegu, et näiteks praegu ma ei näe, et see paha Liis tuleks nii tohutult palju välja ja oleks seal, et oi, vaata, kui halvasti sa seda tegid või et näe, et siin sa oleks küll võinud ennast, ma ei tea, kätte võtta.
et ma arvan, et väga tähtis on hoida oma tervist korras, sellepärast et see tohutult mõjutab seda, kuidas sa iseendaga räägid ja mis mõtteid sa tegelikult ka mõtled. See on nii äge, et selle välja tood. Ma tunnen täpselt sama, et see endaga rääkimine, et sa ei saa kellegi teisega hästi rääkida, kui sa iseennast kogu aeg nagu sajatad ja kõige parem, me oleme kõik monstrumid, kui me oleme magamata, söömata ja siis keegi ei taha meie teele sattuda. Mul see on väga hea mõte. Ma võtan siia vahele paar küsimust. Palun. Inimeste hulgast. Olge julged. Kas kellelgi on Liisil küsimusi? Ma toon ühe asja välja, et kõigil on väike selline hästi minikingitus ka, kes julgeb küsida meie toetajate poolt. Ja kui on küsimus, siis käsi püsti. Tuleb mikrofon sulle kohe. Nii julge. Tere, Liis. Tere. Mina olen ka Liis. Tere, Liis. Ja minul ongi endal ka sporditaust ja mul ongi küsimus, et kuidas on sport sinu elu mõjutanud, et sport on ju ka tegelikult siuke pingutusmoment kogu aeg ja siuke fookus ja kokkuvõtmine, kõik see. Et kuidas, palju see sulle elus andnud on või kuidas see on sind su eluteel nagu mõjutanud ka praegu seda muusiku elu ja kõike? Sport on olnud tõesti üks nii suur osa minu elust. Ma arvan, et hästi suureks mõjutajateks on olnud minu isa ja minu ema, keda ma olen lapsest saadik, ma olen näinud, et nad on nii tohutult aktiivsed, nad on nii oma tervise suhtes hästi hoolivad, nad tahavad olla kõige paremad versioonid iseendast. Ma kogu aeg mäletan, ema teeb mingid aeroobikaharjutusi, ma ainult niimoodi olen üles kasvanud ja ilmselgelt ma teen ka, kui ma olen kodus, siis ma tean, et osadel inimestel on näiteks probleeme kodus ise individuaalset trenni tegemisega. Et on raske, et parem on see, ma lähen kuskile treeninggruppi või jõusaali koos ja siis mul on see nagu motivatsioon. Mul on see, et mul ei ole vaja mitte kedagi, ma üksi rabelen, üksi teen trenni, sellepärast, et ma tean, ma teen seda ainult iseendale. Ma ei tee trenni mitte kellegi teise jaoks. Ma teen, sest et mina tunneks ja näeks hea välja ja ma oleks, ma olen peeglis, ma vaatan, et väga hästi, väga tubli. Mulle meeldib see, mis ma näen. Ehk siis ma arvan, et see on mind tohutult mõjutanud, et mul on see mingisugune tohutu nagu eesmärk, mille nimel siis ma teen päris palju tööd. Seda on näha. Aitäh, jaa, aga kindlasti see puudutab ka teisi eluvaldkondi. Aga sport, jah, ta on nagu selline struktureeritud mingisugune asi, mis siis on lihtsalt osa sinust ja see ei tundugi nagu selline vaev, vaid see on lihtsalt, et sa oled sina. See on mina ja see on väga nagu tavaline, et ma nii teen ja mõtlen. Ma loodan, et ma vastasin. Väga hea küsimus. Kas meil on veel julgeid? Nii. Liis on siin teie ees. Väga hea. Reiko. Me ei kuule praegult mikrofonist seda heli, aga te olete pärast valjult. Tere, Liis. Tere. Mind huvitab, millest räägib sinu järgmine laul? Ootan juba huviga. Appi, kui ma vaid ise teaks. Ma olen täitsa sõnatu. Ei, üldjuhul on mul selline väga Sandra, kes on siis minu manager, kellega me koos neid asju kõiki kahekesi tegelikult siin planeerime ja teeme. Meil on üldjuhul alati plaan olemas, nii-öelda nagu aastaajane plaan, et ma nagu niisama päris ei tiksu. Praegu on veidi segane, millal, kuidas, mis. Et mul oli tegelikult siin üks teine idee, millest ma kahjuks ei saa rääkida. Ma ei taha ennast teha põnevaks, aga lihtsalt ma ei saa rääkida, sorry. Tee. Ma ei saa sellest veel rääkida, et kui see peaks veel juhtuma, siis see on nagu üllatus ja ma ei saa. Ühesõnaga, ma ei tea hetkel, aga kindlasti ma arvan, et see räägib minu siis selle hetke siis enese vaatamisest või kuidagi minust endast, ma arvan. Paratamatult nii see on.
väga lahe, aitäh. Ja aitäh sulle. Võtame järgmise, palun. Siisamas ette, Reiko. Ja. Nii tublid naised julgevad küsida. Tere, Liis. Ma soovin teada sellest, et sa rääkisid enne enesearengust ja et sa oled selleni jõudnud elus. Milliseid samme sa igapäevaselt teed selleks, et saada veel paremaks iseendaks? Ma arvan, et ma teen seda natukene alateadlikult, et ma tohutult ei mõtle selle peale, aga ma üritan niimoodi paari kuu tagant mõelda iseenda arengu peale ja milline ma olen näiteks oma kaaslasega rääkides, milline ma olen oma sõpradega rääkides, et kas ma olen heas kohas või ma ütlen mingeid asju, ma ei tea, läbi mingisuguse negatiivse emotsiooni. Ja siis ma üritan saada aru, et miks mul on see mingisugune negatiivne soon, sest üldjuhul see on mingisugune asi, millega ma ei ole tegelenud. Et see võib olla naljakas asi, mida teha, aga ma sellist asja teen. Ehk siis ma vaatan üldjuhul päris palju enda sisse ja räägin iseendaga läbi, et kas ma olen tegelikult praegu heas kohas. Ja soovitan kõigile iseendaga rääkida, et ma ei tea, kas seal on mingisugune päris edasiviiv jõud. Võib-olla selle kohta on mingi statistika tehtud, aga mina vähemalt ise tunnen, et see on hästi hea ja tervislik mulle endale personaalselt. Et natuke nagu vaadata iseennast, miks sa käitud nii või naa. Ja siis kuidagi õppida nendest. Ma olen kuulnud, kus Liis on ka öelnud, et kui siin miski nagu ärritab või keegi. Ma ise, miks see mind kõnets täiega see, et kui ma tunnen, mul keegi ei meeldi, siis ma tahan, miks see nii on. Ja ma lähen kohe hakkan mõtlema. Ja siis ma näen, et seal on reeglina see, et kas on mingi väike kadedus või siis ma mõtlen, et lihtsalt see, et ma alati külastan seda kohta väga, kus mul keegi ei meeldi. Mõtlen, aga miks see nii on? Et kas, kui keegi ei ole mulle meele järgi, need inimesed mulle eriti huvitavad. See on väga tubli. Aga see on väga tubli. See on viimased aastad. Ei, aga see tulebki vist aastatega kuidagi see eneseanalüüs. Aga eneseanalüüs, ma arvan, et see on väga hea asi. Kõik, mis juba on olemas, sellega me tihti oleme rahul ja need, mida me ei oska, see on natuke niisugune eemal tõukav võib-olla väga hea küsimus. Jaa, väga hea tõesti. Aitäh. Ühe küsimuse võtan veel. Ja ma vaatan, et mehed ei olnud üldse nii julged, aga mis teha? Mehed ongi vähem julgust. Palun. Tere, Liis. Ma küsiks pigem sellist küsimust, et kui sa seda viimast muusikavideot tegid, et kui palju seal oli mitte ainult visuaalselt sind või sinu ideesid ja sinu mõtteid, kriitikat kõige selle kohta? Et kui palju seal videos on seda sinu mõtteid või kui palju on kellegi teise mõtteid? Jaa, väga hea küsimus. Ma arvan, et ma olen natukene selline artist, kellega inimesed, kes siis minuga kokku puutuvad, ma ei tea, on see siis fotograaf või on see režissöör, on see produtsent, on see ükstapuha, kes siis on tegelikult, selle muusikavideoga on tegelikult niivõrd paljud inimesed seotud, ma ei tea, üle 20-30 inimese, eks ole, kõigi neil on oma töö, omad asjad, elemendid, mida nad peavad siis jälgima. Aga üldjuhul, ma loodan, et mitte, aga ma arvan, et ma olen natuke selline, ma võin natuke häiriv olla, ma arvan. Ja mitte häiriv selles suhtes, et ma olen kuidagi ebaviisakas või ütlen halvasti, vaid ma arvan, et ma võin olla häiriv läbi selle, et ma ei jäta jonni. No ma lihtsalt ei jäta. Ja kindlasti on mul oma jonni ka veel hea, minu manager Sandra, kes siis veel toetab mind 100%. Ja kui mina jonnin, siis tegelikult tema läheb nagu klaarima seda. Sellepärast, et tema on minu nii-öelda spokesperson ja kes räägib siis kõikide inimestega. Aga tulles tagasi selle video juurde, siis kõik videod, mis on tegelikult välja tulnud, ma olen väga seotud kõikide ideedega. Ma enne igat lugu
kui ma juba hakkan demo kirjutama või näiteks on selge, et see on järgmine singel, siis ma tegelikult eelnevalt juba loon kaustad, mis on siis täis erinevat inspiratsiooni. Üldjuhul seal on palju pilte olukordadest, mida ma näen, et selles muusikavideos võiks olla, siis ma kirjutan, ma ei tea, mingisugused väikesed märksõnad, et näiteks, et võiks olla see, seega ma olen väga visuaalne inimene ja mul on hästi palju ideid ja mul on kindlasti hästi palju ideid ja väga paljud on ka halvad, et ma üldse ei karda seda nagu öelda. Aga selle muusikavideoga oli meil alguses hoopis üks teine plaan. Ma loodan, et me kunagi saame selle ellu viia. Kui me selle teeme ära, siis holy shit. Väga lahe, ma olen nii põnevil, aga antud hetkel me seda ei saanud teha ja siis me läksime hoopis teist teed pidi, aga koos režissööri, minu ja Sandra ja võib-olla veel osad inimesed, kelle arvamust ma võtan kuulda, neid liiga palju ei ole, siis nendega siis see pendeldamine käib ja siis lõpuks on tulem see, mis on. Ehk siis jaa, ma olen väga kaasatud. Vahel isegi võib-olla liiga palju. Vahepeal isegi mõtlen, et huvitav, mida nad tegelikult minust räägivad. Mida nad seal tagaruumis räägivad? Jaa, et alati on see, ei, Liis on nii tore, aga kurat, ta tahab nii palju kaasa rääkida, aga ma ei suuda, sellepärast, et võib-olla, millest inimesed aru ei saa, on see, et see olengi mina, kelle nime alt see välja tuleb ja see jääb terveks eluks internetti. Et võib-olla sellepärast ka ma olen hästi selline jõuga nagu üritan ikkagi suruda läbi seda, mis mina arvan, et on õige. Ja ma alati ei arva, et mu arvamus on õige, aga siis keegi peab väga konkreetselt mulle seletama, et miks see nüüd on nagu halvasti. Ma arvan, see on väga hea tunnus, just see, et sa mitte ei kulge selle, et osa ikkagi sellest videost oled sina. Jaa, ma arvan, et see on võib-olla nagu kuulaja jaoks ja vaataja jaoks ka palju huvitavam näha, et Domino näiteks oli täiesti, jah, see oli päris korralik. Seal me mõtlesime kõik need toad, kõik need asjad eelnevalt, ma mõtlesin välja ja siis läks uuele tiimile ideeks ja siis sealt lihtsalt kõik see hakkab. See ongi, kusjuures see on ju suure meeskonnatöö, et üksi seda ära ei tee. Jah, aga mulle väga-väga meeldib olla osa sellest protsessist. Aitäh sulle, see oli hea küsimus, see andis väga palju juurde. Ma nüüd rääkisin nii palju, et issa ma mõtlesin, et ma pean just stoppama. Ei pea. Mul on sulle veel paar küsimust. Kuigi ma tunnen, et ma ei tea, kuidas siin olevad inimesed aega tajuvad, aga mina ise nagu, mul on väga põnevalt. Suuremas plaanis, mis on sinu see, et kui sa võtad hästi suurelt või võtad selle artisti elukutse või võtad selle välja, ma ei taha öelda missioon, aga ikka nagu kui sa mõtled hästi suurelt, mis on su roll? Elus. See on väga filosoofiline küsimus, aga lühidalt. Mis teenib nagu sinu mis on need asjad, mis teenivad sinu eesmärki ja mille sa nagu läbi, sa ei ole sealt sa alla ei anna? Kood? Enda rolli määratleda on päris keeruline, sellepärast, et ma ei saa öelda, et ma olen nüüd niivõrd selges kohas ise, kus ma saan niivõrd hästi aru, mis mu roll on. Ma ei tea, ma olen vist nagu tüpaažilt ka hästi selline inimene, kes läheb vooluga kaasa ja väga usaldab protsessi. Et ma ei ole kindlasti ratsionalist. Mul on isegi vahepeal raske nendest inimestest aru saada, aga kindlasti mida rohkem aeg läheb edasi, seda rohkem ma mõistan kõiki versioone meist siis. Ja neid on väga palju. Aga ma arvan, et minu nii-öelda nagu suurem eesmärk, kui ma peaks praegu antud hetkel täna seda defineerima, siis võib-olla see on siis mingisuguse emotsiooni ja energia tekitamine kuulajas ja vaatajas, sest et
ma olen meelelahutaja, laulja ja inimesed ju tarbivad või kuulavad seda muusikat, sest nad tahavad vist midagi tunda või midagi ma ju pean andma. Yeah. Loodetavasti ikkagi sa kuulad ju seda, mis sulle meeldib või tundub hea, et ju siis võib-olla. Ma arvan, et see on sulle hästi õnnestunud, kui ma näiteks toon näite see Magus valus, siis kui ma oleks 15-aastane poiss, siis pole kordagi maha jäetud ja pole midagi rasket pole elus olnud, siis sa kuulad päris huvitav meloodia, kui sa oled korduvalt armastanud ja võib-olla kõrvale jäetud või ise jätnud kõrvale, siis sa tajud neid sõnu hoopis teistmoodi, see video töötab teistmoodi, kui sa oled haiget saanud. See on nii huvitav, et sa tõid ennem väga ägedalt välja, et inimestel on mingi tohutu ärevus ja fookus kaob, kui sa näiteks olid seal Superstaari publiku ees. Ja kummaline, et see sama efekt toimib siis, kui sa tead, et sind homme edutatakse. Et sul näiteks saad oma arvsama kokku, und ei ole, paanikas, pole 4 kuud näinud. Tead, et sind lastakse homme lahti, täpselt sama tunne. Tunne ei muutu. Lihtsalt kuidagi võib-olla isegi rumal on tunda seda siis, kui sa tegelikult ju tead, et see väsitab sind ja võtab sul tunne ära. Et kummaline on see, et vahet pole kas negatiivne või positiivne, võtab meil nagu rahu ära. Aga samas on selles nii palju ka sellist võlu, et pisut stressi tundes leiutad uusi asju välja. Väga äge. Mis on sinu soovitus? Ma ütlen siinkohal ära, et see ei ole see, et me anname kellelegi nõu, vaid läbi Liisi, mis on sind aidanud, mingi soovitus, mingi harjumus, mida sa teed. Ma siin toon näitet järjepidevus, sellepärast, et ma mäletan Liisiga, ma küsisin esimesse saatesse sind. See oli 1,5 aastat tagasi. Ja sa ütlesid mulle väga kihtelt, et ma praegult, see ei ole hea, et ma ei taha, mul ei ole midagi praegult või kuidagi, et ära praegult. Et võib-olla hiljem. Ja ma pommitsin. Kui keegi ütleb ei ja ma tean, see on äge inimene, siis ma pommitan ja mulle väga meeldib, et sa oled siin, sest see on aeg. Mulle ka, jaa. See on aeg, sa võtsid selle aja, planeerisid ja tulid. Seega mina enda poolt see, et ma olen hästi jonnakas. Mulle meeldib, et nagu korduvalt olen öelnud need eid. Eid on ägedad. Kui keegi ütleb ei, ma kohe ajan selja sirgu, et no nii, vaatame selle asja üle. Aga sinu soovitus meie vaatajatele, kuulajatele just, et kuidas Liis lahendab või näeb, et millest on puudus. Või mida on väga palju. Oota, mis see soovitus või midagi on puudu? Oota, kumba selles mõttes, et mingi, kuidas mida sina soovitad inimestel teha, mitte teha? Mida ma soovitan teha või mitte teha? Ma arvan, et kui ma vaatan oma elule tagasi praegu, siis tegelikult oma uues loos ma ka päris läbi metafooride jälle üritasin justkui nagu rääkida sel teemal. Aga see ei puuduta ainult mind, see vist puudutabki tervet inimkonda, arvatavasti kõiki teid sind, et võib-olla veidi kiiremini lõpetada situatsioonid, kus tegelikult su intuitsioon juba millegipärast räägib sinuga või ütleb, et ma ei tea, tee nii, tee naa, mine edasi, ma ei tea, mine tagasi. Et mina vähemalt ise tajun, et mul on alati olnud päris tugev kõhutunne mingite situatsioonide osas. Ja millest need tekivad, ma ei teagi, aga ma olen alati oma kõhutunnet usaldanud. Alati. Mida ma nagu ei ole teinud, mida ma tegelikult just see soovitus on see, et võib-olla mitte niivõrd pikalt jääda nagu kaaluma, nagu väike kaalukausikene, et pigem, kui sul ongi see tunne, siis ma mõtles ilmselgelt läbi enda jaoks, aga siis ära jää nagu liialt pikalt sinna,
ma ei tea nüüd, mida ma teen või ei tee, lihtsalt tee see ära, sest et see hetk, kui sa võtad vastu selle otsuse, mis iganes see ka ei ole, siis sel hetkel sa juba oled uues kohas, mis viib su edasi. Yeah. Ja üldjuhul edasiminek on areng ja üldjuhul areng on see tee, mis siis viib sind õigesse ja paremasse kohta. Aga lihtsalt ma näen, et hästi palju nagu kiputakse jääma kinni mingitesse situatsioonidesse, sest on nagu hirm lahti lasta või ei taheta või leitakse hästi palju vabandusi. Aga ometi situatsioon räägib hoopis midagi muud. Karjub, et ära vilkurid kõik töötavad, ära tee. Jah, näiteks. Ja siis, et ma arvan, et ma soovitaks seda teha kiiremini ja julgemini otsuseid. Et jah. Mulle väga meeldib, kuidas sa ennast väljendad. Minu meelest sa oled hästi karismaatiline inimene. Sa tuled... Ma ei suuda üldse komplimenti tõsta, ma olen täiesti 10 aastat ja ma ikka ei suuda. Sa lihtsalt tuled ja särad ja sa inspireerid väga mulle. Ja see ei ole lihtsalt, et ma siin pean midagi ütlema, vaid mulle meeldib. Ma täiega nautisin seda vestlust juba sellepärast, et kõik need mõtted, see ei ole mingi... Me räägime tegelikult ju väga palju siin harjumustest, et ma ei küsi lihtsalt, mida sa teed ja mis sulle meeldib teha, vaid mulle proovin alati inimestelt saada kätte just seda koodi, et miks on see, et Liis peale 10 aastat särab täiega, nagu väike laps naudib iga kord lava peal ja iga kord, kui sa sellest räägid ja kui me kohtume, sa särad. Et ma muidugi ei saa ju olla naiivne, et me kõik samamoodi vahel oleme väsinud ja et me oleme kõik inimesed. Magame ja peseme hommikuti hambaid, see on suht sarnane. Aga see, kus sa leiad selle jõu, et sa iga kord, kui ma näen sind, sa nagu rakett lihtsalt. Aitäh, tore kuulda. Aga kindlasti mul ei ole alati häid päevi. Et jumala eest, kui te praegu mõtlete, et ma olen kogu aeg selline, siis kindlasti mitte. Aga see ongi võib-olla see hetk, kui ma tegelen iseendaga. Ja siis ma räägin iseendaga ja siis ma jõuangi jälle selle kohta, et tegelikult on kõik päris hästi. Ma olen tubli. Ma pigem nagu, ma arvan, et ma saan okeilt aru elust ja siis ma saangi tulla ja olla ja särada ja see ei ole kuidagi, ma ei tees küll praegu üldse, ma lihtsalt päriselt tunnen neid emotsioone, ma naeratan sellepärast, mul on tore siin rääkida teiega, sinuga, aga see kindlasti tuleb läbi selle, et ma lahendan mingisugused asjad ära siis, kui mul on raske iseendaga kuidagi. Ma teadsin, et sul on hea eneseväljenduse oskus, aga et see on nii hea. Mulle meeldib, kuidas sa räägid, kuidas sul on sul ei ole läbi mõeldud. Mul ei ole üldse läbi mõeldud. Sul ei ole läbi mõeldud, et kui sa ütlesid ka, et sa ei ole oma seda saadet vaadanud, et äkki ei julgegi, siis kui me räägime sellest, siis mulle väga meeldis ja mulle meeldis ka täna, kuidas sa mõtte, nagu sa selgitasid nii hästi selle ära. Sul on väga hea eneseväljenduse oskus. Aitäh sulle, Liis, selle vestluse eest. Mul on selline tunne, et ma tahaks miljonist asjast veel rääkida, aga meil on seadnud siia ajapiiri. Äge, väga äge. Aitäh sulle. Aitäh, nüüd kallistame. Nüüd kallistame, jah.